see, miks ma olen selline, nagu ma olen ja kirjutan ja ka laulan niimoodi, nagu ma laulan, see ju hakkab kõigist nendest esimestest sellistest väikestest mälestustest pihta. Teine analoogne mälestus on see, et kunagi käis Tallinnas üks missionilaev, mille peal sai osta 25 krooniga sellise kandilise vinüülimängija. Selline kompaktne, et teed kaane lahti ja siis kõik asjad on nagu seal sees, et pane ainult pistik seina. Ja siis ma ei teagi, mis põhjusel see oli. Me seal käisime ja ostsime neid kohe mitu tükki. Mu isale meeldib osta asju, kui on niimoodi, kui saab hea hinnaga. Ja siis meil oli niimoodi, et igal lapsel oli enda see vinüülimängija. Ja jälle maal köögis oli ka üks selline ja jällegi nüüd sellisest nagu teadlikust tarbimisest, kus ma hakkasin ise panema lugu seda plaadimängijat masinasse ja kuulama ainult ühte lugu, on meeles selline lugu nagu Ray Charlesi Georgia. Jällegi, ma ei oska öelda, et miks see mulle niimoodi kinni jäi või külge hakkas, aga selle loo ma olen ikkagi, ütleme, et läbi töötanud väga intensiivselt, et harva on neid palu, mille puhul ma mäletan, et mulle öeldi, et kuule, ära nüüd rohkem mängi, et paneme nüüd korraks kaane peale tagasi ja et aitab küll. Aga et see oli üks nendest lugudest.